tere! Täna ma räägiks teile 6. nädala PR ülesandest PR06 Generics. Kui me eelmine nädal rääkisime sellest, et mis asi abstraktsioon on, mis asjad on liidesed, mis asjad on abstraktsed klassid ning need, keda huvitasid, võisid lugeda ka suletud klasside kohta, mille kohta ma tegin ka ühe lisaülesande. Saate harjutada seda teemat. Siis selle nädala teemaks on meil geneerikud. Sellist sõna nagu geneerikud eesti keeles ei ole. Tuletame seda sõna genericsist ja siis eesti keeles ütleme selle kohta geneerilised tüübid. Mida geneerilised tüübid tähendab? Et sisuliselt kui me mõtleme, mida general tähendab. General tähendab midagi üldist ja sealt võime tuletada, et generic on ka midagi üldist. Ehk siis geneerilised tüübid mõneti mõistes võime nagu tõlgendada kui üldiste tüüpidena. Aga enne kui me nagu ülesandes sisse hüppame, ma räägingi nüüd natukene teoorias siin, et mis need geneerilised tüübid on. Et oletame, programmeerimises meil on üks väga tähtis lähenemine, mille nimeks on siis try, mis tähendab siis do not repeat yourself ehk üritame iga hinna eest duplikatsiooni mitte kirjutada, ennast mitte korrata. Alustame probleemist, et mis meil üldsegi ilma geneeriliste tüüpideta on. Oletame, et kui meil oleks vaja luua selline konteinertüüpi andmestruktuur, mis hoiaks endas täpselt ühte väärtust. Kuna Javas selles me oleme juba õppinud, et iga klass pärineb siis object klassist. Et me siia eraldi extends object ei pea kirjutama, sest by default selline asi juba juhtub. Siis mis me saaksime sellise konteinertüüpi andmestruktuuriga teha, on teha lihtsalt mingi privaatne väli, object value ja siis kõik nagu võimalikud väärtused sinna toppida. Ja siis kui me tahame kasutada seda, siis saame seda sedasi kasutada. Antud näites on siis see, et me tekitame endale kasti karbikese, kuhu sisse me oleme sõne pannud, sest sõne on ju object meil. Nii, aga kui me nüüd sellest konteinerist tahaksime mingit väärtust minna küsima, siis esimesel juhul meil tekiks kompileerimisviga. Teisel juhul me saame selle väärtuse sealt kätte, aga me saame selle väga üldisel kujul, mis oleks siis object. Ning kui me tahame sellest objectist mingeid sõne meetodeid kasutada, siis me peaksime siin tüübi teisendust tegema. Sellel on nagu kaks väga märkimisväärset probleemi. Esiteks on see, et juba näha meil see tüübi informatsioon väärtuse tegeliku tüübi kohta läheb kaotsi, kuna kompilaator näeb seda kui objectina põhimõtteliselt. Ning teine probleem, mis meil on see, et tuletame meelde tüübi teisendust ehk kui me tegeleme siin kästimisega, siis me sisuliselt kompilaatorile ütleme, et selle nagu rea peal ei pea tüübi kontrolli tegema, me oleme kindlad, et jah, siit me saame seda tüüpi väärtuse kätte. Kuna nüüd siin mingi kompilaatori poolset kontrolli ei ole, siis siin võib igasuguseid veidrusi juhtuda ja näiteks antud juhul ongi, kui me üritame sõne nüüd integeriks teha, siis meil tekib class cast exception. Nüüd seda kõike saab muidugi lahendada, et me ei pea siin otseselt objekttüüpi kasutama, vaid me saame siin, ja siin tulevadki nüüd mängu meil need geneerilised tüübid. Nüüd, mida meile need geneerilised tüübid pakuvad, on see, et me tutvustame omale koodi sisse sellised asjad nagu tüübi parameetrid, mis siis antud juhul on, nagu te siin klassi päises näete, et meil on public class, meil on klassi nimi ja nüüd siia tekkis selline nurksulgude laadne asi sisse, mida siin ei olnud, aga siin on. Ja mida me nende nurksulgudega ütleme, see on meil tüübi parameeter ja nüüd me asendame selle objecti siin selle tüübi parameetriga. Ehk nüüd, mida kompilaator siin teeb, et see, mis tüüp siia nüüd tekib, mõeldakse välja alles kompileerimise ajal. Et ala näiteks, et kui me tahame nüüd tekitada karvikese, mis hoiab ainult sõnesid, siis me saaksime luua seda järgnevalt, et box, tekitame siia teemad sulud, nurksulud, ja siis sinna nurksulgude sisse läheb siis see andmetüüp, mida me tahame kasutada, see ongi see tõh siin. Ja see tõh, kui ta saab siit selle stringi sisse,
siis see tõh asendatakse nii-öelda stringiga ära siin kõikjal, kus see tõh on. Ja selle tulemusena me saavutame tüübi ohutuse, mis tähendab seda, et me ei pea kästimisega tegelema. Nagu siin näiteks on toodud. Et nendega tutvume kohe lähemalt ülesande käigus. Muidugi ma toon ka siia näite, et neid teemandoperaatorid ei ole alati nagu Javas olnud olemas. Et enne seda meil olid sellised asjad nagu radiotypes ehk toortüübid. Ehk sellist nagu kirjutamisviisi ei ole soovitatud enam kasutada. Aga hüppame ülesandese ka siis, siin on sisuliselt kõik see sama jutt nagu uuesti kirjas, aga lihtsalt see boksi näide lihtsalt teises kuubis, et natukene loomadega seotud rohkem, aga sisuliselt sama jutt. Aga mis meil siin selle nädala ülesandega on vaja teha, meil on antud kaasa üks klass nimega hash2map. Siin nagu te näete on juba mingid tüübi parameetrid meil olemas, neid tüübi parameetrid võib olla üks kuni mitu. Et selles kõiges saate lugeda siin Java dokis, meil on geneerilised klassid siin. Ja siin on igasugused asjad välja toodud, et kuidas neid geneerilised klassid deklareerida, tüübi parameetrite nimereeglid. Need ei ole Kivisärgel reeglid, või need on kokkuleppelised reeglid. Et nagu näha, ega me siin ülesandes ka sellest nii väga kinni ei hoia, et meil on mingi root key siin olemas. Ja siis klass muidugi saab omada mitut tüübi parameetrika ja on ühilduv ka rekordite ja teiste asjadega. Aga mis me selle ülesande raames peame tegema? Me sisuliselt üritame luua kahemõõtmelist mappi, mis siis kui me sisuliselt meil on Javas need mapid olemas, kujutised, võtiväärtus. Siis mida me siin ülesandes üritame saavutada, me üritame luua andmestruktuuri, kus meil on mingi võti ja siis sellele võtmele vastab mingi teine kujutis, kus on ka võtiväärtus sees. Et hakkamegi järjest seda ülesandet läbi käima ja arutame jooksvalt asju läbi. Nii, esimene kust otsast alustada selle ülesandega üldse, et alustame sellest, et seletamegi läbi, kuidas siin asjad lähevad vaikselt. Et alustame sellest public class hash2mapist, et mida meile see rida ütleb, on see, et meil on klass hash2map ja tal on tüübi parameetrid. Tüübi parameetrid on meil siin nurksulgude sees, milleks on meil siis root key, key ja value. Ja kui te nüüd juba siin koodis vaatate, siis meil igal pool, kus meil mingi meetod on siin ju mingi kõh, võ ja root key olemas, et sisuliselt nüüd siin, kui need muutajateks teha, siis siin me teeme hash2map string integer, mis siis vastab, et root key on meil string. Ja siis selle sisemise hashmapi sees on meil string ja value'ks on meil mingi number. Et sisuliselt see nüüd tekitatakse meile kompileerimise ajal. Et me tegelikult võime siin selle stringi asendada ka näiteks longiga, kui me tahame. Võime ka mingid muud väärtused panna. Ja nagu te juba näete, mul siin viskab ka tüübi errorid siin juba. Et kui ta ütleb, et vaja on double'it, siis meile tegelikult andsime talle inti ette. Et see on nende geneeriliste tüüpide üks eelis. Ja teine asi, mis te võib-olla olete juba märkanud, et siin on, mis asi see var siin on. Et kui siiamaani me oleme harjunud neid asju pikalt välja kirjutama, eks ju. Et vasakule poolele läheb meil muuta tüüp, muuta nimi ja siis paremale poole läheb see väärtus. Siis tegelikult võib ka teistmoodi kirjutada seda. Ja selle jaoks kasutada siis varri. Varri ei ole otseselt märksõna, vaid ta on reserveeritud tüübi nimi. Ja see on selle põhjusega, et vanasti koodis võisid vabalt leida sellist asja, et sul oli mingi int var võrdum, ma ei tea midagi. Et siis kui see oleks märksõnaks tehtud, siis see viskaks meil mingi kompileerimisvea. Ehk var, jah, ta on tüübi tuletamine ja me tuletame tüüpi siis sellest paremalt poolelt. Ehk siis antud juhul, kui meil on siin new hash2map string integer, siis see var asendub siis selle hash2mapiga.
kui me siia map'i peale vajutame ka, siis nagu näha, map 1 võrdub täpselt seesama asi. Et eelis on see, me ei pea seda nüüd välja kirjutama pikalt, vaid saame ühe poole peal teha seda. Muidugi sellel varril on kindlad reeglid ka, et seda varri peaks ainult siis kasutama, kui see reaalselt teeb koodi lugemise paremaks. Või noh, et kui see tüüp, mis sinna varri asemele läheb, on ilmselge, et siis tasuks seda kasutada. Kui siin on näiteks selline asi, et meil on mingi et meil on näiteks mingi var result võrdub process data või var result võrdub do something, siis kui siit nimest välja ei tule, mis see var peaks olema või kui see ei ole ilmselge, siis tegelikult võiks pikalt ikkagi välja kirjutada. Aga hakkame seda ülesannet nüüd järjest tegema, et meil selle käisime läbi, mis see sisemine andmetüüp on, konstruktorit meil pole vaja korrata. Ning me käisime läbi, mis asi see var on, ehk nüüd hakkame seda ülesannet ennast tegema järjest, et esimene asi, put add key value pair to inner map to create inner map if necessary. Ehk siis sisuliselt me lisame nüüd need väärtused siia map'i. Ehk mida me teeme? Esmalt me peame sinna map'i root key'le mingi väärtuse tegema. Ehk siis root key mingi võti ja siis tekitame uue map'i. Map. Meil peaks olema selline meetod nagu put if absent. Key new hash map. Ja siis mis me teeme? Me küsime seda äsja loodud, võib-olla äsja loodud map'i võtme järgi ja paneme lihtsalt key ja value sinna map'i sisse. Nii, siis järgmisena on meil set root key get keys, ehk mis tagastab meile selle välise map'i kõik võtmed, mis siin root key all on. Key set. Siis on meil get keys, root key ja kui siin on nüüd meetodite ülelaadimine meil, ehk kui mingi parameetrid siia ette pole antud argumenti, siis tagastatakse lihtsalt kõik võtmed, mis meil siin on, aga kui nüüd mingi võti kaasa antakse veel sellele meetodile, siis tagastatakse kõik võtmed, mis selle võtmega seotud map'il on olemas. Peaks vist olema nii. Kohe vaatame. Return all inner map keys by root key, täpselt nii. Ehk siis map.get or default, sest siin me tahaksime tühja map'i anda. Vist, korra vaatame ülesande kirjeldust. Tagastab kõik teise taseme võtmed setina vastavalt et antud võtmele, ehk näites esimese taseme väärtus määrab ära riigi, siis see meetod tagastab kõik selle riigi nimed. Kui sellist võtit ei leidu, tagastab tühja seti, ehk täpselt nii. Ehk root key, eks ju, kui ei ole, siis kas meil set.off on olemas on, aga ta ei taha nii, ehk siis me anname lihtsalt collections.empty map keyset. Jotta me võime nii ka teha. Map off. Olemas. Nii, siis järgmisena võtame ette get. Mis tagastab meile siis võtmed, väärtused, mis on seotud antud root võtme ja sisemise võtmega. Ehk esmalt sisuliselt, mis siin tähendab, esmalt me küsime selle võtme järgi ja kui selle võtme järgi on olemas võti või väärtus, siin me lähme selle map'i sisse ja küsime nüüd selle võtme käest siin, et mis see väärtus on. Ehk siin oleks map.get or default.get ja rohkem siin ei tohiks nagu midagi vaja minna.
sest get by default tagastab meile nulli, kui võtit ei ole olemas. Jap. Siis on meil getMap. GetMap, kus meil getMap siis tagastab teise taseme mapi, näites tagastab vastavalt riigi nimede koguste mapi, kui sellist võtit pole, tagastab tühja mapi. Ehk siin ta tahab lihtsalt selle root key järgi saada. Ehk oleks map.getOrDefault. Peaks sedasi olema. Ja siin peaks nagu javadoki kommentaar ka olema. Ma üritan pärast mallis ära parandada selle. Ja siis on meil järgmine meetod get all values. Get all inner map values, keep duplicates. Ehk mis siin on vaja teha, me lähme esiteks, me võtame siin mingi resulti, eks ju. Nii, ja nagu te näete, me siin ka kutsume seda V-na välja, siin ei anna mingi kindlat tüüpi ette, vaid see kindel tüüp tuleb meil kompileerimise ajal alles ette siia. Ja siis me käime mapis kõik need metodid läbi. Var entry, map entry set, eks ju. Ja siis result.add all. Entry get value values. Ja siis tagastame result. Ehk sisuliselt, mis meil siin toimub, result, tühi result. Siin ma kasutan varri, kuna siit entry setist on ilmselge, mis see andmetüüp siin peaks olema. Ja siis ma lihtsalt võtan sealt entry'st kõik väärtused või noh, võtan entry'st väärtuse, mis oleks meil siis ju see pool siin. Ja kuna see on map siin, ma saan lihtsalt values välja kutsuda ja tagastab mulle kõik väärtused, mis seal mapis on. Nii, see on selline esimene osa sellest ülesandest tehtud, mis kattis ära põhiliselt selle jupikese siin, et mis need tüübi parameetrid on. Noh, et korra esialgu võtan korra selle map merge'i ära, kuna tegelikult ma ei pea ära võtma, meil seda lihtsalt pole implementeeritud. Et praegu on meil sellisel lood, nagu näha, mingid asjad on sattunud meile sinna mappi. Ja kõik vastavalt sellele, mis need andmetüübid meil siin ette on antud. Nüüd järgmine meetod on meil merge, mis siis merge one or more other hash maps into this map, combines all entries from the provided maps into this map. If a root key exists in multiple maps, the inner maps are merged. If a value exists in both inner maps, then override it with a new value. Ehk siin on tegelikult paar asja. Esimene asi, mis ma tahaks läbi käia, mis asi see punkt siin on. Et kui me kirjutame mingi meetodi, public void something, eks ju, ja me kirjutame sellist asja, et mis see punkt operaator tähendab. See sisuliselt tähendab seda, et me saame nüüd siia meetodisse anda lõpmatus koguses argumente kaasa. Ala näiteks, kas ma pean selle statikuks ka tegema, ei pea. Kasutame seda map ühte siin. Et kui meil on map 1.something, eks ju, et võtame need punkt esialgu ära ja kirjutame siia nüüd mingi A. Nüüd, kui me tahaksime teise asja juurde lisada, siis ma võiks ju saada kirjutada B siia, aga kuna meil meetodi päis ütleb, et see võtab ainult ühte parameetrit vastu, siis ta siin viskab meile kompileerimisvea. Aga nüüd, kui me kirjutame siia punkt, siis me tekitame var argsi siia, mis tähendab siia, me saame siia ükskõik kui palju parameetrit või nagu argumente anda. Ja sisuliselt, mis siin tähendab nüüd on see, et kui me vaatame, mis see args on, siis ta tegelikult on meil string array, ehk ta tekitas meile massiivi. Ja mis me siin saame teha, me saame, kuna see on massiiv, eks ju, siis me saame lihtsalt for loopiga läbi käia
ja kõik need väärtused üle vaadata. Et see on see, mida see ... siin tähendab. Mul Javadookis selle kohta praegu ei ole juttu, aga ma lähipäeval üritan kirjutada selle kohta ka sinna, sest see on tegelikult väga kasulik featuur. Lihtsalt mul praegu on esiplaanil kontrolltööde komplekteerimine. Nii, aga nüüd hüppame selle merge'i juurde tagasi, et me katsime praegu selle ära, mis asi see ... on. Ja nüüd teine asi on siin see, et mis meil siin nüüd toimub. Et mis asja need küsimärgid on? Need küsimärgid on wildcardid, mis sisuliselt tähendab seda, et me arvame, me ei tea otseselt, mis tüüpi see sisend saab olla. Ehk siis me deklareerime seda selle küsimärgiga. Ja siis antud juhul meil see sisend võib ükskõik missugust tüüpi olla. Aga kui me nüüd siia extensi juurde paneme, siis me piirame ära, et jah, ta on meil mingi tüüp, aga ta peab olema rootkey tüüpi või selle alamklassid. Et selle kõige kohta saate siin wildcardsi peatükist rohkem lugeda, sest seda wildcardsi saab 2 viisi kirjutada, või 3 viisi, et sul on liisama küsimärgiga, siis on extends ja siis sul on super. Ja mida see tähendab on see, et üks on et extensiga on meil ülemise piiranguga, ehk kui me paneme näiteks list küsimärk extends number, see tähendab seda, et antud tüüp või antud elemendid, mis seal kollektsioonis näiteks on asjad, mis pärinevad mingit ülemklassilt ehk antud juhul antud näiteks siis number. Ja siis superiga on see, et ta on mingi kindlat tüüpi, aga lubab ka ülemtüüpe nii-öelda. Ja siis siin ülesandes antud juhul see tähendab seda, et meil on küsimärk siin extends rootkey ehk võti peab olema rootkey tüüpi. See siin võib vabalt number olla või ükskõik mis asi. Ja see kehtib ka nende teiste asjade kohta. Ja siin on juba need for loop'id asjad juba ettevaidselt tehtud ja siin on ka tutvustatud seda varri. Ehk nüüd käime läbi selle, mis siin tegema peab. Ehk esiteks mis meil võiks, et me merge ime nüüd selle enda mapiga, ehk siis esimene asi, mis me võiks teha, me võiksime siit entry'st võtta selle root key ja inner map'i. Other root key võtab entry get key, other see root value nimi ei meeldi. Inner map, get value. Nii, nendega saame oma asjad kätte. Nagu näha siin ma kasutan varri, sest vasakult poolelt on ilmselge, mis see var peaks olema. Nii, siis me saame esimese, saame root key ja väärtused. Siis me peame need kombineerima kuidagi. Put if absent, other root key, new hash map. Ehk siis kui seda other root key tüüpi ei ole, tekitame selle sinna enda map'i. Ja siis selle tekitatud map'i võiksime kätte ka saada. Kirjutada. Ja siis sinna created map'i võiksime put all teha. Nii. Rohkem siin merge'is nagu tegema ei peaks midagi. Siis liigume nüüd count all entries. Siin on jälle wildcardsidega tegemist, aga siin me ei piira seda. Kuna siin on count imisega tegemist, me siin mingi lisamisega või otseselt nagu elementide pärimisega ei tegele, et siis meid see tüüp otseselt ei huvita siin. Et meid lihtsalt huvitab, et on map, millel on mingid väärtused olemas. Tekitame endale count'i, selle count'i returnime.
ja nüüd siin on tähtis, et no tegelikult me saame varriga ka seda teha. Keyset ja siis count pluss kordub hash to map.get root key size. Nüüd siin on tähtis, et kuna me siin seda tüüpi otseselt ei tea, siis kui vaadata, mis asi see root key on, ta on lihtsalt plain object, lihtsalt puhas objekt. Ja siin me ei saa midagi parata, sest me ei tea, mis siin küsimärgist võib vastu tulla, seal võib ükskõik mida tulla meile ette. Ja siis viimane on meil sarnane asi, aga siin me nüüd üritame tüübi järgi mingit väljude tüüpi kätte saada või count'i kätte saada. Et siin jälle me oleme kätte saanud mingi hash map'i, mis on täis wildcard'e, me ei tea otseselt, mis siin vastu tuleb. Ning siis on meil siia klass antud ette ja see klass ja siia on ka küsimärk antud ette, et siia ka ei tea täpselt, mis asi võib vastu tulla. Jälle int count kordub 0, return count for var. Siin me tahame nüüd seda inner map'i kätte saada. Entry set, mitte entry set, vaid me tahame values. Count the number of values of specific type across all inner maps, jap. Siis me käime uuesti for loopiga läbi, var value, inner map values. Ja nüüd mida me siin saame teha, if class is assignable from. Ehk me kontrollime, kas need tüübid ühtivad. Me teeme count pluss. Nii, ja sellega peaks see ülesanne siin tehtud olema. Ma siia tegelikult paneks vihje ka. Ma pärast uuendan seda ülesande malli. Midagi sellist. Et võtangi korra selle malli repo endal lahti. Ja panen selle sinna ka kirja. Kus meil see PR6 on? PR6 on meil siin, source hash map. Mida meil Moodle selle kohta ütleb? Eriti mitte midagi. Okei, siin me täiustasime seda ülesande malli ennast. Nii, aga vahepeal paneme tööle, vaatame, kas asjad töötab ka. Ehk nagu näha, meil siin nüüd selle map'ide merge imine töötas. Map 1 sai kokku liidetud map 2 map 3-ga. Latvia, Finland, Estonia olemas. Jaan, Paul, Mari olemas. 16 olemas, 0 olemas, tühilist olemas. Paul 14, Jaan 14, Paul 12, Mari 17 õige. 10, 17, 13, 16, 14, 12, 7 kõik olemas. 7, 7, 0, okei. Ja siin saate kontrollida seda, et järgmised koodiread ka ei kompileeruks. Ja siin ongi näide sellest, et meil on see tüübi kindlus ikkagi olemas. Et kui me üritame map ühte panna hoopis vastupidi, et võti on integer, see võti on integer ja väärtus on hoopis string, siin see ei tööta. Get all values on meil integer tüüpi, mitte string tüüpi, ehk see ei tööta. Siis set map, nagu näha, ei tööta, tüübid ei ühti. Ja selle viimase puhul ka tüübid ei ühti, ehk see on nende geneeriliste tüüpide üks eelistest, et
tagab meile selle tüübi ohutuse, samas tehes koodi palju paindlikumaks ja dünaamilisemaks. Ehk lisame selle ülesande nüüd omal gitti ka. Git add ja katsetame. Nii, midagi on meil puudu, discount values of type, cannot invoke object class because local 650. Miks meile siin 0 pointer tekib, huvitav? Nii. See võib meil 0 ka olla või? Proovime siis null safety't siin teha natukene. If class võrdub 0, return 0. Midagi sellist. See peaks selle korda tegema. Huvitav. Discount values of type ja olen cannot invoke object get class because local 650. Miks ta 0 pointer tuleb? Nii, siin on üks koht veel, kus saaks seda 0 kontrolli teha, see on meil siin. Katsetame veel sedasi. Commit on push, commit anyway on push. Ja sellega ongi ülesanne tehtud. Ja style errorid, põhirida, unused import ja return tag ja see on meil see, mis me siia teeme. Selle ma parandan off camera ära, ma uuendan ka ülesande malli ära sellega. Ja sellega on meil see esimene ülesanne tehtud. Ma vaatan korra selle X ülesande ka, kas siin on ka midagi rääkida, et sisuliselt selle ülesande mõte, X6 mõte tegelikult on ka olla natukene kui selline kordav ülesanne, et ta käsitleb seda geneeriliste tüüpide teemat, aga samas ta on ka mõeldud kordamaks eelmisi teemasid ehk natukene olla ettevalmistav kontrolltöö osas, mis nüüd järgmisel nädalal tuleb. Mis siin ülesandes raskust võib teha on see, et siin on natuke nüüd huvitavat arhitektuuri kasutatud, milleks on siis hexagonal architecture või noh, teise nime järgi siis adapteri arhitektuuri nimel, ehk sisuliselt meil on rakendusel mingi tuum olemas, mis teeb sellist olulist ja keerulist asja ja suhtleb väga paljude erinevate välissüsteemidega, aga need välised süsteemid võivad vahest olla mitte ühilduvad või mingi teistsuguse andmestruktuuriga või noh, mis iganes asju. Ja selleks, et see suhtlus nagu korralikult toimiks, me teeme selle rakenduse tuuma ja siis selle välisandme nagu kandja vahele teeme nii-öelda adapteri board'i. Et mis tegeleb selle tõlgendamisega, õigeks nagu tõlkimisega. Et siin ülesandes peaks enam-vähem hästi kirjutatud olema, kui teil on ma esialgu ei pannud seda juttu ka Javadoc, et noh, me neid disaini mustreid me käsitleme nii või naa. Tulevikus on natuke spoilida seda tuleviku ette.
et kui vaadata, meil on 11. nädal ja 12. nädal on igasugused loovmustrid ja käitumismustrid. Et Observer näiteks läheb meil käitumismustri alla, see peaks meil täitsa siin üks ülesanne ka selle jaoks olema. Et aga kui teil on tunne, et te tahaksite nüüd ja kohe praegu saada mingit artiklit Observeri või Adapteri mustri kohta, et siis andke julgelt märku ja ma kirjutan esimesel võimalusel valmis selle. Aga praegu ma otsustasin seda mitte teha, sest ülesande tekst minu arust sellisel kergel viisil seletab ära, mis asjad need on. Ja need mustrid ise ei ole selle ülesande põhieesmärk. Selle ülesande põhieesmärk on saada lõplikult aru, kuidas need geneerilised tüübid töötavad. Ja siis ka muud asjad siin, mis siin eelmistest nädalatest. Aga selles mõttes ülesanne ise on sellise väga päriselulise ülesehitusega. Ma rohkem nagu selle kohta eriti midagi kommenteerida ei oska, ma ei taha liiga palju ka selle ülesande kohta ette ära öelda. Et ta on tegelikult selline väga huvitav ülesanne, soovitan süveneda sellesse. Rohkem mul selle kohta eriti midagi öelda ei ole, et üldsegi selle nädala kohta. Et seda geneeriliste tüüpide osa nüüd selle esimesse kontrolltöösse ei tule, et see tuleb teise kontrolltöösse. Esimene kontrolltöö keskendub ainult nende esimese 4 nädala peale. Ja kontrolltööle saad registreeruda siis, kui need esimesed 4 X-ülesannet on ka ära kaitstud. Ehk soovitan tegeleda asjadega ja soovitan seda kontrolltöö võimalust ära kasutada. Lisasime ka ühe kontrolltöö juurde. Aga rohkem mul midagi kommenteerida ei ole selle ülesande ja nädala kohta. Et kui teil on küsimusi, julge kirjutage Discordi, tulge praktikumidesse koha peale küsima. Kui soovite, kirjutaksin Javadoki midagi juurde, andke julgelt märku või et mingi asi jäi segaseks või natuke põhjalikumalt seletada. Käige praktikumides, kaitske oma ülesandeid, küsige nõu ja tulge tehke järgmine nädal kontrolltööd ära, kasutage seda võimalust ära. Teil on võimalus ainet läbida nii-öelda kergematel tingimustel, et ei pea eksamisessiooni all tulema täiseksamit tegema, vaid kas saate üldsegi terve eksami kaelast ära või kui kukkusite ühe osa läbi või teise osa läbi, et siis saate ühte osa tulla parandama või kui mõlemad kukkusite läbi, saate mõlemad korraga ka tulla tegema eksamile. Nii, aga minu poolelt kõik tänaseks, tänan kuulamast.